No hei kõik rahvas, 14 laiki sain või? Ma tahtsin 5 ainult, uskumatu. 14 laiki, järelikult tahtsite, et ma teen seda veel kord. Mul on mingid märkmed ka, ma mõtlesin, et ma räägin alumisest 8-st, bottom 8. Ma polegi täpselt aru saanud, mis see tähendab, selles mõttes, et seal ei ole ju kõige hullemad surujad nagu maailmas. Põhimõtteliselt on mingi YouTuberite kokkutulek või midagi. Igal juhul ma räägin nendest tegelastest, kes sinna tulevad ja kes võib-olla selle ära võidavad. Et näiteks on siis seal Ryan Blue Bowen, YouTuber, kes teeb siis videosid ja värke oma vektoritega. Ma arvan, et üks favoriitidest, kes selle kinni paneb tegelikult, kuna ta eelmine kord võitis, eks ole, ta käevarlis on suht pikk, et ma arvan, et miks mitte, et mina ennustan, et tema on üks favoriitidest, aga ma arvan, et ta ei võida siiski. Ma pärast räägin, ma arvan, et kes võidab. Nii, ja vaatame siis järgmine näiteks, võtame järgmise YouTuberi, kes seal on. Järgmine YouTuber on siis Krike, see on mingi rootslane, kes teeb YouTube'i videosid, üliaegselt räägib, et kui videosid vaatate tema videosid, siis ma soovitan panna korda 2 kiirus, see on vähe vaadatavamad need videod. Igal juhul ta on suhteliselt peenike tüüp, ma tean, et ta mingi lähiajal võitles Ville Mutikaineniga kuskil võistlusel. Ja ühe käega tegi talle isegi ära, et ta on ka niisugune euroopalik suruja, selline kiire, et võib-olla sellistele suurtematele nendele, kes ei ole käesurujad, päris niisugused suured tüübid, kes sinna veel tulevad, neile ta võib ära kütta. Aga ma arvan, et kindlasti ei võida, kuigi ta on suht selline satsakas kiire. Ja räägime siis jällegi ühest favoriis, kes sinna läheb Lätist, on meie oma, mitte meie oma, aga Läti oma, Raimond Liepins. Et ma kardan, et ta ei võida seda, sest et ta on suht lühikene. Käsi on lühem kui osadel seal, kuigi ta on hea kiire, siis ütleme nii, et tal oleks vaja, ma ei tea, tal oleks vaja ikkagi rohkem, ma ei teagi mida, äkki tal oleks vaja pikemaks kasvada, ma ei tea, kas see õnnestub tal sellise väikse aja jooksul, aga ja 6 sõrme tal pole ka, eks ole, 6 varvast on, et sellest pole ka nagu abi. Igal juhul ma arvan, et ta kuskil sinna top 3 võib-olla jõuab, kuid ma kardan jah, et ta ei võida. Ja siis vaatan, kes seal veel on, John Mills, kes on siis seesama tüüp, kes on Arm Warsi kunagi käinud ja Devon Larrattiga teeb neid videosid koos. Päris laheda huumorimeelega tüüp. Tal on hullult palju kogemust ja Larrattiga koos treenib ka, nii et ma arvan, et tema on isegi üks selline võidu, ütleme nii, et ta kindlasti tahaks seda võita ja tal on kogemus olemas. Aga jällegi, ta on selline aeglase võitu, eks ole. Aga selles mõttes pole hullu, et ma arvan, et seal on niikuinii enam vähem nagu Larrat annab starti kuskilt kaugelt karjub, et olete te valmis, olete te rahul, minge. Nii et selles mõttes on päris huvitav võistlus tuleb. Kes seal veel on siis, et Eddie Hall on seal, kes on siis, ma ei tea, jõutõmbe vist, mingi maailmarekordi omanik või keegi, et hullult suur tüüp, et ma arvan, et paljudel kergematel tüüpidel, kes seal on, isegi kui nad on kiired, siis saab väga raske olema tema vastu. See on ikka siuke nagu see ramm on tal, tema vastu saab raske olema, aga ma arvan, et ikkagi, et kui tema näpud lahti tõmmata, siis et ta ei saa nagu oma jõule ligi pääseda, siis ma arvan, et saab tast kiirusega jagu. Aga kes? No näiteks, nagu ma aru sain, tuleb sinna RVJ. Ma ei ole kindel, kuna need Larratti videod on väga segased, et ma pole täpselt aru saanud, kes sinna tuleb ja mul on kõvasti üle 8 nime, eks ole. Kokku mul siin kirjas, et kui tuleb RVJ, siis see on see sama tüüp, kes Vallil oli, kui ma ei eksi, et siis tema on nagu, tema on professionaalne suru, et ma arvan, et tema on kindlasti üks favoriitest. Kui ta tuleb sinna, ma kahtlen, et ma kahtlustan, et ta siiski ei tule sinna, aga kes teab. Siis on Juicy Mufu. Juicy Mufut teate siis eelmine aasta, kui ta osales seal, et Juicy Mufu on selline, kuidas öeldagi, akrobaatlik suur bodybuilder,
muidugi ta on mõned aastad nüüd selle käesurumisega natukene tõsisemalt tegelenud, aga ikkagi ma arvan, et see cupping on tal suht nõrk, et näpud võivad tugevad olla, aga see ei anna talle eelis, kui ta oleb tugevalt kinni ja näpud lahti keeratakse, siis ma arvan, et tal ei ole lootust võita. Kes seal veel on Alex Toprol. See on siis selle schoolboy vanem vend, kes on tegelikult, nüüd ma ütlen välja, mina arvan, et tema võidab selle bottom 8 siis, kuna ta on maailmameistrivõistlustel ka käinud ja väga kõrgeid kohti noppinud. Nii et mul on suht selline veendumus, et see Alex võtab sealt võidud ära. Et ta ikkagi vene rahvusest ka ja venelased ei oska väga hästi kaotada, nii et ainult võidavad. Aga eks näis, ma võin eksida, loomulikult ma võin eksida. Nagu ma ütlesin, neid nimesid nii palju, mis on nagu ringelnud. Näiteks üks on Larry Wheels, kes selle sama Alexiga koos nüüd paar nädalat tagasi tegi trenni käesurumise jaoks. Ütleme nii, et kui ta suudab kellegi kinni püüda, siis on tema vastu väga raske. Aga ma arvan, et professionaalsed surujad nagu Ryan Blue Bowen ja Coach Ray võib-olla ei lase selle üldse juhtuda. Ja teevad kiiresti lõpu peale. Nii et ma ei ennusta teda Larry Wheelsi, kuigi ta on äge tüüp, mulle meeldib ta. Ma ei ennusta teda top 3 isegi. Siis on Titanek, ma ei tea, hullu kaelaga vend, mingisugune tüüp, ma polegi aru saanud, et kes ta on või mis ta on, aga tundub selline ärpleja rohkem, et ma ei usu, et ta seal midagi korda saadab, võib-olla lihtsalt annab mõnele vennale pasunasse või midagi. Ja siis on Jonathan Laba, pasunasse sõitmisest rääkides, siis see tüüp on ka suht selline agressiivne, et ma ei tea, kas ta läheb see kaklema või ei lähe, aga suht kindel on, et on juua täis seal, et teda ma ennustan suht viimasele kohale. Sorry, Jonathan, aga mul on jumala suva. Mulle see tüüp eriti ei meeldi. Aga noh, ütleme nii, et võib-olla ta esineb rohkem, et võib-olla ta tegelikult päris elus on äge tüüp. Nii, aga siis on Toprol King Artem, see on siis see vene spioon, see väike tüüp. Tema on umbes selle Krikega umbes samal tasemel, ma arvan, et kui nad peaks kokku minema, siis päris äge matš. Aga jah, kuna ta on nii pisikene, et siis ma ei usu, et seal võidu võtab ükskõik kelle. Võib-olla kui ta seal mõne Larry Wheelsiga näiteks kokku läheb, siis oleks ka päris huvitav, et väike tüüp, aga professionaalne, suur tüüp, algaja, kes näis. Ja need on minu ennustused. Kindlasti kirjutage alla kommentaaridesse, mis te arvate, kes võidab. Kui need nimed on õiged, siis nende nimede seast äkki valite niisuguse välja. Aga lähme siis uudistega edasi. Mida tegelikult väga palju uudiseid pole, aga näiteks Valli paarid, World Arm Wrestling League. Nende paarid, teate küll, kus Larret on ja siis Monster Toad ja nii edasi, et need paarid siis avalikustatakse paari päeva pärast, 2 päeva pärast, ehk siis reedel vist. Et siis saab näha, mis paarid seal tulevad, et ma tahaks näha selle Michael Toadi uuesti Larreti vastu. Et päris huvitav, et äkki nad see aasta ikkagi nagu rahva nõudmisel muudavad nende küünalnuki patjade nagu seda suurust, et tõmbavad veits kaugemale või veits väiksemaks sevad, et siis oleks nagu päris huvitav vaadata. Et muidu on seal suht selline, et see Michael Toad tõmbab jälle küünalnuki põhimõtteliselt täiesti nagu enda vastu või siis nagu eelmine kord oli vist küünalnuki padja taha isegi või. Et see on niisugune lambikas värk, et noh. Et kui nad teevad midagi seal, muudavad reegleid, see võib päris huvitav val tulla. Noh, niikuinii on see huvitav, et rahvas kisab ja nii edasi vaatab. Aga jah, igal juhul, ma ei tea, see ei ole küll uudis, aga te teate, et see Sarah Backman sai vigastada Gabriela Vasconcelosega surudes valil. Parem käsi oli tal siis, sai vigastada, ma ei tea, mis mingi kõõlus või midagi tal oli, et käis operatsioonil ja nüüd suudab ta juba parema käega jõutõmbeid teha ja sealt käesumislaua pulgas kinni hoida. Mingi lambiks uudis, aga ma mõtlesin, et ma lisan selle siia. Pluss ma tahaks seda mainida, et keegi on tähele pannud, et Ryan Blue Bowen ja Sarah Backman on väga lähedaselt kuidagi. Huvitav, kuidas Ryani naine sellesse suhtub, et kuigi Ryan on nii tihti ära, et võib-olla ta naisel ongi juba uus armuk, et no siis üks niikuinii, nii et poleks vist midagi hullu.
ja viimane asi siis Pärnu võistluse kategooriad on nüüd teada, kuni 70 prod, kuni 90, 90 pluss, algajad kuni 85, 85 pluss, naistel open. Tulge kindlasti sinna kohale, et tulge kõik, suured ja väiksed, igal juhul tulge sinna kohale. Algajatel saab väga põnev olema, sest ma tean mõnda algajat, kes sinna tuleb, et see võib üllatada. Ja üks tegelikult asi, mida ma unustasin, on veel see, et ma panin challenge ülesse, kus me tegime siis seda cupping jõudu, tõstsime raskust üles ja mida ma avastasin, on see, et ma olen ülinõrgad, sellepärast et Marko Trakk saatis mulle video, kus ta Rolling Thunderiga, millel on silepind veel, libe selline, tõstis üles 87,9, kui ma ei eksi, ma võin eksida. Igal juhul meie parim oli 69,5, ehk siis 70 põhimõtteliselt peaaegu 20 kilogrammi rohkem, nii et Marko Trakk super, et tahaks seda õudselt näha käesolevas taga, võib-olla ta mõtleb äkki maikuus Pärnu võistluse peale, mis oleks üli huvitav, et kuna ta on ka rammumehe taustaga, nii et kui ta otsustab tulla käesolemise peale üle, või siis vähemalt paaril võistlusel, siis oleks väga huvitav näha, võib-olla hakkab talle meeldima, et siis oleks tal potentsiaali sellel alal. Aga üritame siis, äkki saame sellele videole 15 laiki, teeme rekordi üle, enne 14 või 15, kui saame 15 laiki, ma ei tea, ma teen järgmine nädal uuesti video, aga olge siis mõnusad ja ma ei tea, ärge koroonasse jääge.